sõberid on saadetud paadi peale ja meie lähme nüüd sööma. Elisa. Tundub, et leidsime oma kohad. Kas on väga raske toidu valimine või? Ei ole. Sellise vaatega? Veits on. Ja sellises kohas? Oh my lord. Ei kurda? Ei kurda. Mine veits. Me just räägime, et me ei kurda ja see on selline koht. Ja siis samal ajal, kui ma tulen filmima, et mida kohta, siis tuleb mul lemmiklaul. Täitsa pekkis. Kahju, seda laulu enam YouTube'ist kasutada ei saa või? Veits on. Igas peres on niimoodi, et lapsevanemad peavad lõpetama lastetoidude. Aleksander just avastas, et me pole ammu midagi öelnud. Sõusõbrad kais. Me kolimessime teise kohta ja sõusõbrad. Nii, aga räägi veel. Me tulime ühest hotellist. Ja nüüd kuhu me tulime? ühte asja kolime, kus on bassein. Kas eelmises ei olnud basseini või? Me olime teises, kus bassein oli. Ja me lähme ühte veel, kus bassein on. Tulime siia ühte veel. Ja siis Kumb sulle rohkem meeldib, siin või seal teises? mulle meeldib kõige rohkem siin. Miks? Siin on kõige ilusam. Sest siin on kõik igal pool mingid põõsad ja me saame kookost. Me saame siis kookost või? No vaata, siin on kookospuu. Kõik palmipuud ei ole kookospuud. Ühesõnaga see vaade, mille pärast Aleksander siin täiega innan ja need põõsad on siis selline. Ühesõnaga üks õudsemaid kohti, kus me olnud oleme. Ma lähen ka isi kujuma. Issi tuleb sinu kujuma, nii pidi hoopis. Okei, nice view. We're gonna miss you. Aga me lähme sööma ühte oma lemmarisse kohta, kus me oleme ühe kõige lemmikuma toidu saanud. Nii et läksime. No tegelikult on päris ägene. Tegelikult on ilus küll. Ma olen terve päeva teinud neid, mida inimesed näitavad Instagramis ja mida inimesed ei näita. Te nägite just, mida ma näitan. Aga mida ma ei näidan, on see rekkad sõidavad non-stop möödusid. Täitsa pekkis. See koht on kõikidel teistel 6 päeval lahti, välja arvatud kolmapäeval. Minul on siis selline suurte krevetidega pasta, mis oli 40 000, mis on mingi 4 korda 6, 2,40. Ujas. Thank you. Mis ütled, Aleksander? No ilmselgelt oli hea söök, kui ei jõudnud filmida toitu. Aga nüüd maksma koju Pasusse ja Levo. Siin on maasikamussi sai. Üks asi, mis on Balil väga selline saladust tekitav, on hommikusöök. Et kui hotell ütleb, et hommikusöök on hinnas, siis seda ei tasu alati uskuda, vaid tasub lugeda bookingust hommikusöögi reviewsid, sest nende jaoks on, või siis võib-olla on see bookingu jaoks, et hommikusöök eeldab ka seda, et on kohv ja röstsai ainult ja siis nad juba võivad panna, et hommikusöök on hinnas. Ütleme nii, et täna meil kõige hullem hommikusöök ei ole, aga pigem on tegemist sellise vahepealsega. Sest esiteks muna ainult ühte viisi, ei olnud võimalik ei omletti ega munaputru saada, sest tädi ei mõistnud üldse muna. Ja teiseks esimest korda meil ei lähe laps arvesse söögina.
täiesti õudne. Tuba on 2 ja on 2 hommikusööki. Nii et emmele täna moosisai ja Aleksandrile ja Issile muna. Ja lähme täna smuuti koksi sööma ja Kuule, see ei ole nii negatiivne vlogger ei saa olla. Siin on kõik perfektne, siin on värsked puuviljad, siin saab telefoni laadida, siin on äge vaade, Eerale meeldib, Aleksandrile meeldib, minule meeldib. Ühesõnaga parimad asjad, mida siit menüüst tellida, on obviously, siin on imelised smoothie bowlid. Pineapple Express on absoluutselt nagu gorgeous, pärast saate seda näha. Ja on siis 2 takod barramundiga. Ja need on absoluutselt jam. võtan selle lehe ära. See on münt. Mint. Võta mint ära. Ei. Ma ei taha seda süüa, see on nii ilus. Nii ilus. Yes, thank you. Oh my heavens lord. Palun raha, emme. Ei, meie maksame ise arve. Ei, mina tahan, please. Kohe. Mine küsi check, please. Maailma parim söök. Järjekordselt. Amazing. Perfekt. Check, please. Thank you. Palju on 170? Jep. Võta nüüd. Thank you. Tere ilusat pühapäeva. 3 päeva tagasi ärkasin mina mingisuguse täieliku nohuga. Nuuskan konkreetselt mingisugust oranži välja, mis ei ole kõige meeldivam. Poiss-koobas on jumala ärritunud. Ja siis eile õhtul või eile päeval hakkas Eeral nagu kõht oli jumala korrast ära. Ja siis õhtuks oli ta täiesti voodis. Ja millal ma sain päriselt aru, et ta on haige, oli see, et ta ütles, et ta ei soovi süüa õhtusööki. Selle jaoks peab Eeru ikka väga haige olema. Ja siis õhtul hakkasime magama ja ma siis Aleksandri vett iga 2 sekundi tagant. Ja ma mõtlesin, et tal on lihtsalt janu või lihtsalt palav. Ja siis nüüd on temal ka palavik. Eks me oleme kõik nagu mingi 3 murtud rüütleid siin voodis praegu. Nii et ma lähen varsti apteeki ostma palaviku siirupit ja küüslauku meile siia padja alla.